Kristin, mänguskoor tegelikult ei väljenda minu meelest seda, mis väljakul toimus. See oli ikka päris korralik lahing. Jah, ma ütlekski, et selles mõttes tihtipeale ongi nii, et need tugevatega sa võid mängida neid punkte ja pallivahetusi, aga lihtsalt kuidas see on võtmeküsimus, kuidas see punkt endale saada. Et samamoodi jah, et see ongi see küsimus, ma ütlen jah, et ma ütlen, täna oli ka mõned võib-olla olid õiged lahendused ja lihtsalt tema toob kõik need pallid tagasi, mis tundub juba justkui, et peaaegu, et selles mõttes tulebki veel rohkem kannatlikult mängida ja veel rohkem otsida nii-öelda oma võimalust. Esimeses game'is just eriti mulle tundus, et võrgust, see oli natukene sealt Rossi ja kogu aeg, et natukene ka õnnest puudu või kuidas sulle endale see esimene game tundus? Ja see esimene game on eriti selline algus, kuna see tempo vahevärdelse eilsega ka on nagu kiirusvahe niivõrd erinev, tema rabak ja ründel olid kõik hoopis teised, siis natuke alguses tekib selline nagu, okei, et nagu ma pean midagi ekstra erilist tegema, et ja siis tuleb veel rohkem nagu neid vigu, et selline selles mõttes jah, et ei saa nagu üldse mängutööle, et teises game'is ma tunnen natukene, ma tundsin nagu mõned pallivahetused sain natuke vastu, et selles mõttes jah, ma ütleks, et see jah, mingi hetk tekib see lihtsalt selline, oi, nii kiire on see mäng. Kui palju sindu pikkus ikkagi mõjutab? Ta on ikka väga pikk mängija. Jah, selles mõttes saab kindlasti nagu palju üleval poolt seda palli tabada ja parema nurgaga nagu alla lüüa, et teised vastased nii-öelda, esiteks see rabaku kiirus on väiksem ja ta ei tule sellist nurgaga, et see kindlasti on tema üks, miks ta nii hea mängija on üks põhjus. Te vestlesite treeneriga ka päris palju väljaku kõrval, palju ja mida treener sulle ütles? Just seda, et kui ta servib, et ta võtab tihti nagu teatud nurgad nii-öelda tema nagu ennustab, et kuhu ma servi vastuvõttu löön, et siis just kiired, et mitte proovida neid petted, et need ei töötanud, et see ei pannud teda mitte mingis suunas liikuma, et pigem tegin endale sellega rohkem kahju, et lihtsalt sellised kiired ja lihtsad oli see üle üks võtmisena. No mis nüüd edasi saama hakkab? Sa saad nüüd võtta ju kokku oma olümpiaturniiri, et kas kõige olulisem see, et põlv ei teinud valu enam või kuidas sellega on? Ei teinud valu seekord, et selles mõttes ma tunnen jah, et kuna see koormus on ka natuke nagu alla lastud viimane aeg, et ma natukegi taastuksin, et see keha on olnud sel aastal tõesti vigastatud ja läbi, et esimene asi nüüd ongi puhkus, et see, mida mu keha ja vaim vajab. Kristin, aitäh sulle ja ilusat puhkust võib vist nüüd soovida. Ma tänan, jah, võib küll.